Tere! See tutorial räägib tekstuurimisest. Esiteks alustame sellest, et miks see üldse tähtis on. Näiteks on mul siin praegu üks põrand, mis on selline katkine. Tal on siin paistab tsementi ja siin paistab siis keraamilised plaadid. Ja kui ma siin nüüd ringi käin ja näitan siis, et see peegeldus, see läige, mis siin näha on, näiteks ei mõju tsemendile. Ja siin on näha kõik konarlused, mingid praod on näha. Ja see kõik tuleb kaasa, ühesõnaga see kõik toob reaalsust välja. Aga ilmselgelt keegi ei hakka seda mudeldama seda kõike välja. Ja selle jaoks ongi tekstuurid ja selle süsteemi, kuidas teha seda, et võimalikult kiiresti kogu see asi ära lahendada. Ma näitan teile minu pilt, millest ma alustasin, on selline. See on siis pärit cgtextures.com'ist. See on koht, kus me tihti käime, kes me otsime tekstuure. Ühesõnaga sellest ma alustasin ja tegin Photoshopis sellise pildi ka, see on siis mustvalge ja suurema kontrastiga. Et kõik need asjad tuleksid paremini välja. Ja viisin siis Blenderisse, et tekitada selline põrand. Ma näitan, et kui ma lihtsalt pildi peale panen, on ta selline. Täiesti tavaline pilt on siin sees. Ja see on muidugi ilmselge, miks on pilte vaja, eks ole, muidu mul on lihtsalt üks pind. Ja kõige lihtsam, kuidas saada põrandat, on see, et ma panen plätsti pildi peale. Ja ma kohe näitan, kuidas seda kõike teha. Ja siis teiseks ma võtan selle mustvalge pildi ja ma ütlen talle, et ma võtan selle ükshaaval, et esiteks, et tee konarlused kõik sisse. Siis tuleb selline asi. Aga siin praegu läigib, eks ole, kõik tsement läigib ja kõik läigib selle kaasa. Kui võtan selle praegu maha, siis ma näen, et spekulari all näiteks ma saan panna, et kus kohast on ta tugevam ja kus kohast vähem. Näiteks kui ma panen colori ja hardnessi peale, siis ta teeb sükse, et siin tsemendi peal väga tugev ei ole, aga selle plaatide peal on kohe päris tugev. Kui ma panen nüüd, kus juures nende mustade piirjoonte koha pealt on ta ka üsnagi vähe peegelduv. Kui ma võtan selle maha, siis on näha, et ka mustad kohad, kõik kohad nagu peegeldavad. Ühesõnaga, kui ma kõik kokku panen, siis tuleb kokku üsnagi detailne pind, mis on tegelikult ainult üks polügoon. Näitan, see on täiesti üks polügoon, kui ma siit liigutan verteksid, liigub kõik kaasa. Nii. Kõige tähtsam on see tehnika mängudel, sest mängudes on sul väga limiteeritud polügoonide arv kasutusel. Aga muidu üleüldse, kui ma animeerin midagi, mul ei ole ka vaja, et selle ühe põranda peal oleksid juba miljonid polügoonid kadunud. Sest et see jällegi nõuab renderdusaega ja animeerida tõenäoliselt ei saa. Igastahes, ma hakkan otsast peale ja näitan, kuidas ma selle kõik kokku panin. Esiteks alustame tühjast stseenist ja sisuliselt ma teen uue meshi. Teen ta umbes sellise suuruse ja me materjali juba õppisime. Seega ma teen talle kiiresti uue materjali ja ma siin midagi muudagi, ma lähen otse tekstuuridesse. Ja ütlengi talle, et lihtsalt tee mulle uus tekstuur. Ma saan siit valida, et millised kõik need, millel on selline ruuduline asi vasakul, ta genereerib, ehk siis kas siin ei näita midagi, kas siit saab siis puitu välja võluda, kui oskab seda kasutada. Aga siit saad pilve tekstuuri teha. Ja blend on siis ühest värvist teise näiteks, mis iganes, aga meie kasutame praegu image. Need 2 tükki on pildipõhiseid. Ja kui me võtame image'i, saame siit võtta open. Ja mul on desktopil need pildid siin. Ja ma olen laadinud nüüd selle tekstuuri siia ühte slotti. Samamoodi nagu materjalidel on siin slotid, on mul tekstuuridel siin slotid. Aga kõik need tekstuurid käivad selle ühe materjali kohta. Nii, ja kui ma olen selle siia sisse pannud, siis ma saan talle öelda, kui ma olen täiesti alla, siit influence'is saan öelda talle, et mida ta kasutaks. Kas ta on värviinfo või siis on see need väiksed konarlused paneb peale või siis spekulari või siin on ühesõnaga päris palju neid variante. Ja ma vahepeal räägin ära, kuidas näha tulemust, et ühesõnaga praegu pean renderdamas, ma näen jah, et see pilt on siin sees, aga kuidas ma näeksin viewboardis kohe seda. Ja see käib niimoodi, et 2 varianti, kas ma lähen otse siit alt tekstuuri
jah, nagu näha, siis praegu ma ei näe seda. See on veits keeruline vahel, aga ühesõnaga alati, kui ei tööta, tuleb lihtsalt proovida nii kaua, kui saab. Ja display all on siis mitte multi-texture, vaid GLSL. Ja nüüd ta juba näitab seda. Ja kusjuures GLSL juures on see hea, et see näitabki samamoodi nagu näitab mängumootor. Ühtlasi, kui ma panen nüüd siia normali alla, ehk siis pump on selle nimi ka, ta lihtsalt teeb need väikesed konalused siia sellest samast pildist. Et see ei pea olema mustvalge pilt, aga parem on, kui on mustvalge, sest et seal on rohkem, saad kontrollida infot. Aga pilt on pilt ja kõiki pilte saab igale poole panna. Ma võin siia samma panna ka, et ta oleks kohe spekulari ja tuletan meelde, et spekular on siin sama asi. Siin ma saan ka seda kontrollida. Aga tekstuuride all saab põhimõtteliselt materjali omadusi kontrollida pildi põhjal, et natuke et ühelt poolt, ühesõnaga ühes kohast on üks materjali omadus ja teises kohas on teine omadus. Ja see võimaldab siis seda, et jah, ühesõnaga detaili panna juurde. Ja kuidas need konarulised siia üldse muidu tulevad? See käib muidu sellel põhimõttel lihtsalt, et ta isegi kui ma panen värvilise pildi sisse, võtab tagi ainult musta ja valget. Ma toon parema näite nüüd kohe, ma toon selle must-valge pildi sisse. Panen siit jälle new, valin image ja open, otsin omal pildi üles. Mul on nüüd eraldi, võtan selle must-valge pildi sisse ja ma võtan selle värvilise üldse maha, et näidata, mida ta täpselt teeb. Ehk siis lähen siia alla jälle, võtan selle sama mustvalge pildi ka värvist maha, kolorit enam ei ole, on täiesti tavaline pind, aga ma panen konarlused sisse. Nii. Ma tõmban seda alla, tavaliselt on defaultis on ta liiga kõva. Ehk siis, mis ma praegu tahaksin öelda, on see, et põhimõte on lihtsalt selles, et must värv käitub, kui oleks all ja valge värv oleks justkui peal. Nagu näha, siis ta selle põhimõtte järgi saab päris hea tulemusi juba, see on päris palju detaili siin sees. Samal põhimõttel on siis näiteks, kui ma panen spekular, siis ta võtab samamoodi, et must ei peegelda ja valge peegeldab. Seda on siit päris hästi näha selle läikega. Ja kui ma panen nüüd selle värvi ka peale tagasi, siis ongi mul lõplik tulemus, koht, kus no ütleme nii, et natuke kaugemalt vaadata, see on päris reaalne tulemus. Mängudes kasutatakse seda tehnoloogiat väga efektiivselt. Ja kui vaatad näiteks kellegi uuema mängu tegelasi, siis, ja vaatad talle näkku, siis on ülireaalne, aga kui sa vaatad peakuju, siis sa näed polügoonide sakki ikkagi. Aga kõik see detailsus tuleb välja just nende sama pump või siis normal mapidega. Ja ma ütlen seda ka, et ja pump mapi all ma mõtlen just praegu seda, mis teeb konarlusi, mis teeb seda väikest detaili. Seda siis. Ja siin on kirjas, et see on normal ja see on sellepärast, et pumpi ja normali vahe on see, et pump on must-valge ja normal on värviline, aga normal on selline, ma näitan teile parem pilti hoopis. Näiteks see normal on siis see väike ruut, mis siin on, see lillat värvi ja nagu näha, siin on sellised värve nagu punane, sinine ja roheline. See on nagu RGB, red, green, blue. Ja see on sisuliselt nagu pump map, ainult et ta saab 3 korda rohkem värvi infot ja seega see normal map on ikka tükk parem. See on näide, kus seda kasutatakse. See on siis tuletõrjujate see post, kus siin viimase pildi peal pannakse normal peale. Kui pump teeb päris hea töö, siis normal teeb mitu korda parema töö ja mõlemad on JPG-d, siis on see lihtsalt tükk efektiivsem. Ja kusjuures pump ei ole ainukene koht, kus seda saab kasutada. Me võime teha ka sellest hoopis, nagu kui praegu see üks polügoon ja siin on sellised detailid peal, siis me võime selle kõik maha võtta ja teha ka füüsiliselt, ehk siis polügooni pealt. Ja see on modifier'id all, kui me läheme, paneme talle peale displays, on selle nimi. Ja ma siit saan kohe valida selle mustvalge pildi, siit külje pealt. Ja võib-olla ma peaksin teile seletama seda ka, et kui me oleme siin tekstuuride või materjalide all, siis üldiselt niimoodi, et need mustad nupud, mis on vasakut kätt, kas siin või siis on ka teistes akendes,
näiteks UV image editoris on võimalik valida mul praegu kas see, mida ma renderdasin või tekstuure vaadata. Siis see on nüüd sisuliselt, see nupp viib alati nagu raamatukokku, kus on kõik need samad failid olemas. Ja kui te näete, et siin on 0 taga, see tähendab seda, et järgmine kord, kui Blenderi kinni paned, kustub see fail ära, sest et ta pole kasutuses. Nagu ma tahan, et ta kindlasti jääks, kuigi ta ei ole kasutuses, siis ma võtan siia F-i peale. Igastahes lähme edasi. Displays tähendab seda, et ta vaatab selle sama mustvalge pildi järgi, kuhu panna, et mis pinda siis kõrgemaks ja mis pinda madalamaks tõsta. Aga selleks on meil vaja hästi palju polügoone. Ja 2 varianti, kas me paneme käsid edit moodis juurde või mis on lihtsam, on siis modifier jällegi ja subdivision surface. Aga me peame selle tõstma ülesse poole kui see displacement. Ja tõstame selle sisuliselt põhja ja me juba näeme, et midagi siin toimub. Aga displace'il on strength on liiga kõva, ehk siis tugevus, ma tõmban selle alla, siis ma näen, et ta sisuliselt selle sama kaardi järgi. Ühesõnaga ma tahaksin, et see oleks nüüd simple, ehk siis ta ei tee ümaraks kurve, aga lihtsalt paneb juurde neid polügoone. Ja ma näen, et siin on samamoodi, nagu siin olid need keraamilised plaadid ja siin tuli tsement, siis ta sisuliselt teeb selle ära, aga 3D pinna peal. Ja ma panen talle veel teise subsurfi ka peale. Selleks siis, et tal oleks veel tugevam, tõstan selle displacementist üles poole, sest muidu teeb ta displacementi ja siis paneb polügooni juurde, sellest ei ole mul kasu. Ja panen selle ka päris kõrgeks, vaatan, kas nüüd arvuti jaksab seda teha üldse. Ups, jooksis kokku, ma ei tea isegi tea, kas ta lindistab praegu. Ühesõnaga jah, nagu näha, et miks mitte kasutada seda displacementit on see just, et mul on vaja ilgelt palju neid polügoone, et saaks seda sama detaili välja. Ja on tõesti nii palju vaja, et seda tuleb kasutada ainult siis, kui see on hädavajalik. Sest et ma saan tulemus on nagu natuke parem, kui ma tõstaksin selle meeletult suureks, ma panen ühe veel juurde, vaatame. Ja ta läheb aina paremaks ja see kõik väga tore. Aga mul on nüüd polügoone lihtsalt nii palju, et siit ülevat on näha, mul on 200 000. Ma panen ühe juurde. Nüüd on juba mis on miljard. Ja nüüd mul juba arvuti tõksutab, loodetavasti video veel lindistab. Ja nüüd ma saan selle sama detaili kätte, mida ma sain bumpmapi panemisel. Aga minul on nii palju neid polügoone, et midagi rohkemat ma siia panna ei saagi. Aga ainuke pluss on siin see, et siin on varjud sees. Igastahes võtan selle kõik siin maha jälle. Sellest ei ole mul erilist kasu. Ja panen need peale näidata, et jah, see on täiesti piisav. Täiesti piisav detail on sees siin. Et üks küsimus on see, kuidas ma tegelikult praegu ehitaksin seda sama tseeni üles. On see, kui ma võtan uue faili, siis on mul on preference'ides juba sisse pandud add-on nimega import images as planes on mul sisse pandud juba. Ja see võimaldab seda, et kui ma võtan file, import ja siis võtan selle plugini leian üles siit. Nii, siis võtan pildi. Ja mul on juba see pilt siin sees ja ta on õige suurusega. Aga nüüd ma pean uuesti panema peale siit N-i menüüst display alt GLSL-i ja siia linnukese. Ja ma näen, et jah, mul on see, nüüd on asi juba sees. Siit samamoodi võtan selle sama pildiga, ma võin panna kohe selle normali ja need asja kõik siin peale. Ja juba asi töötab. Kusjuures pumpi praegu ei näita ja ma pean panema siit alt veel texture. Nüüd töötab. Ühesõnaga tekstuurimine on ülilihtne siin. Ma hiljem räägin veel, kuidas UV-mapid töötavad, ehk siis kui on keerulisem mudel, kuidas ta teab üldse, kuhu seda tekstuuri panna, kuidas seda peale lappida. Ja teiseks räägin veel, kuidas värvida nagu pintsliga siin 3Ds. Ehk siis enam ma midagi väga tarka välja ei oska mõelda, millest rääkida. Aga võite videot kommenteerida ja kirjutada, mis teil arusaamatuks jäi. Aga et teie teadmiseks on blender.org.ee on see koht, kus meie Blenderi inimesed saame suhelda.
nii,